Barcelona lennujaamast naljaka mõtiskluse ka teema Ryanair, et Ryanair teatavasti saadab enne lendu meeldiva ähvarduse, et kui sa ei registreeri ennast sisse netis, siis palju tuleks lennujaamas maksta. Tallinnas tuli see ähvardus oli 55 eurot ja Barcelona puhul tuli see ähvardus 30 eurot ja minu meelest näitab ka nende Eesti ja Kataloonia hindade vahet väga hästi. Et jah, siin oli nagu mitu korda mul poes käies oli nagu üllatus, et miks ma nii vähe maksan. Päriselt ees ma hakkama rohkem maksma, nagu instinktiivselt käsi nagu otsis nagu rohkem raha. Ja kurat. Ja no jah, siin on niimoodi, et kui sinna nagu sinna mägedesse saaks nagu päriselt nagu elada, siis see oleks kindlasti märgatavalt odavam kui Eestis. Aga noh, selleks, et see odavam, et minu lapsepõles oli tegelikult see, mitte lapsepõles nooruses oli niimoodi, et see Toomas Manni, eks ju, see Võlumägi, mis oli Alpid tegelikult, jah, kus need rikkurid, see vahetati esimest maailmasõda, midagi sellist, et rikkurid läksid surema, kes olid tuberkuloosis. Ja mõned said natuke tervemaks ka ja siis natuke hiljem, aga üldiselt ikkagi oli tegemist surmaga. Ja see oli selline super look selline olemine, aga see, mina käin, on nagu, teeb nagu väga nalja, et ma käin nagu kõrgmägedes, eks ju, ja seal on mul odavam elada kui Eestis. Et kuidas see, mis nagu vahepeal toimus, mis toimus. Ja sõnast inflatsioon ma ka nagu väga hästi aru ei saa, selles mõttes, et nii palju kui mina mäletan, 20 aastat tagasi olid hotelli hinnad täpselt samad, kinnisvara hinnad olid täpselt samad, või võib-olla isegi praegu on odavamad, ma ei tea. Ma ei näe mitte mingit vahet nende hindade, mis olid kinnisvaral ja hotellidel olid 2 aastat tagasi. Et kui siis ei olnud isegi äppe, siis ma käisin hotellit otse, ma astusin hotelli sisse, küsin, et vaba tuba ei ole. Ja maksin umbes sama raha. Isegi, ma ei tea, jah. Midagi sarnast. Isegi, oleneb kuidagi kus ka niimoodi, aga ma mäletan, ma astusin hotellidesse sisse ja oli ka mingid sellised, täpselt samad hinnad praegu. Või isegi kallim natukene. Nii et selles suhtes nagu inflatsioon on nagu vastupidine. Ja mis on küll inflatsioon, on 2 aastat tagasi, et kui menüüd olid, eks ju, mis olid äripäevadel ja mis ei olnud turistidele, kui see oli kohalikele. Võis süüa väga korralikult mingi menüü, mingi sellise, 3 käiku ja vein ja värk. Võis süüa mingi 8-9 euro eest 2 aastat tagasi. Praegu on need menüüd ikkagi kallimad, korrusada 2-ga. Oleneb jälle ka kus ja mis ja niimoodi. Mõnes kohas on 14 euro eest, väga rikkalikult süüa. Käisin Butšardas selles kuulsad, millel oli väga head reitingud, sellel El Capriccio. Ma ei olnud võimeline pärast restoranist lahkuma, ma tõesti niimoodi veeran sealt restoranist välja, sellepärast, et see oli nagu meeletult palju süüa, meeletult head sööki ja muidugi Melimatoo, mis on mu lemmik magustoit. See on kohalik selline teraline juust, mis on meega kaetud. Ja kokku läks 3 käiguline lõuna poole maksu 18 euro, kus see kõdatud. Eestis on selle raha speksa ka, nagu ma ütlesin. Selles mõttes on jah, et see on nagu naljakas, et Butšarda on alati nagu öeldi, et on nagu kõige kallim, et kohalikud ei jõua selle enam elada, et ostavad Prantsusmaa poole. Prantsusmaa on ka huvitav teema, et minu jaoks on kõige meeldiv nendel mägimatkadel käia, kui ma käin mägimatkadel, eriti kui ma käisin mida salakaubavedajate teed, üks on endisest salakaubavedajate teed, siis ma ju ei tea, mis riigis ma viidun. Et ma nagu olen seal riigis ja ma ei tea, kus ma olen. Ma ei tea, kas ma olen Hispaanias, kas ma olen Prantsusmaal, kus kurat ma olen. Ja see on 2 korda eksisin, üks kord mõtlesin, et ma olen Hispaanias, ma tegelikult olin juba Prantsusmaal ja teine kord mõtlesin, et ma olen veel Prantsusmaal ja tegelikult olin juba Hispaanias. Nii et niimoodi mägedes matkates nagu riigipiiride teema muutub nagu väga selliseks häguseks, et mis vahet seal on, mis riigis ma olen. Ja veel üks asi, mis on huvitav, on see, et kõrgmägedes ma olen muutunud sellest 3-keelseks inimeseks ja mitte ühtegi nendest 3 keelest ma ei ole Eestis õppinud. Mis teebki Eestis on naasmise suhteliselt selliseks mõrudaks. Sest Eestis on väga suured keeleprobleemid, eks tahagi ikka seal rääkidagi. Aga jah, et ma räägin seal 3 keeles, nagu vahepeal ei saa aru, mis keeles ma räägin võib-olla segamini kõigist keeles. Käisin uuris, astusin sisse, avastasin, ja ta ütleb, et täna šokolaad asemel seal šokolatiin. Et on teine nimi. Aga just, et teed nagu hammustad seda prantsuse küpsetist ja tunned, et nad on ikka palju rohkem võit panevad kui hispaanlased. Hoopis teine retsept.
ja muidugi, mis väga õnnelikuks teeb, on need kirikud, mis seal on, et need on 12 sajandi niimoodi, et et Eestis ikkagi, see, kui vaata keskaja arhitektuuri, kas või Tallinnas, eks ju, mis aga sellest gooti arhitektuurist peale. Aga see, mis on enne, see romaani arhitektuur, seda nagu ei ole. Ja seal on mägedes, kui sa näed mägede vahel seda, ehtsad see romaani arhitektuuri pärl, nagu seal Ishi kirik, issand jumal, näed seda, nagu õnn on täielik. Ja see Uuris on ka väga ilus kirik. Et selle nimel tasus seal mudas kilomeetri viisi tampida. See on nagu, aga Barcelonasse ma pigem ei tuleks, kui ma tean, see on naljakas, ma alati lendan siia, aga sarnane selles mõttes Tallinnaga, et ma Tallinnas ka ei käi, ma käin nüüd lennu. Ja Barcelonas käin ka nüüd lennu, mõlemad on nagu kuidagi ebameeldivaks muutunud. Varti.